küll viimane aeg, muidu lähevad kõik koju ära. Jah, see publik läheb ju minema ja nad ei saagi seda luuletust kuulda, mis mulle saadeti tele. No, kuulame. Ma ei saa lahti seda. Küll on halvasti. See on see, näed, et... Teatrikratt. Tavakratte tehakse rikkuse ja vara tarbeks. Aiakärust, rehadest, kastrulist ja harjavarrest. Aga teatrikratt on teine. Tema himustab kultuuri. Tal on palju parem maine. Rõõmustab ta väikseid suuri. Mööda teatrit vuhisedes otsib andeid, otsib rõõmu. Sinust mööda tuhisedes annab sullegi ta sõõmu. Jagab inspiratsiooni, laulurõõmu, tantsutahet. Meeldivat ja vahvat tooni lisab argipäeva fooni. Teatrikratt on omamoodi, väga marakrati moodi. Talle meeldib joosta, hüüda, vaheajal tuultki püüda. Meeldib teha teatrit, tsirkust, üles näitab lisavirkust. Ei ta pulli tehes väsi, oleks ainult rohkem käsi. Nii tore luuletus. Aga sellele võiks nüüd küll selle laigi panna. Just nüüd võiks selle laigi panna. Täpselt. Aga ega mul on teine luuletus veel. Selle tegid ise, siis sa oled ju see tekstisega ja... Ei ise. See ka saadeti mulle. See on natuke lühim. Elu on lava. Lavale astu, valgus on peal. Vaikus mind kuulab, maailm on seal. Maski ma kannan, kuid südames tean. Rollid on ajutised ja tõde on sees. Naeran ja nutan nii nagu kord. Sõnadest sünnib uus elu ja vorm. Iga etenduskord lõpeb küll, aga see hetk, see jääb alati küll. See oli küll päeva lõpetuseks jumala hea asi. Läheks kodu ära või väsinud ka. Ma olen ka nii väsinud, aga ma ei tea, äkki midagi tehakse. Vaadake, siin istuge. Kas sa ajasid midagi sassi ka või? Jaa, Ma ütlen seda sama. Kui väike sassi ja vussi teha, läheb kohe asi lõbusamaks ja teatripäev. See ei ole mingi teatripäev, kus ei ole sussi. Muidugi. Jah, on ju. Sirje lubas meid sinna tooli teole. Lähme vaata, mis tehakse edasi. Mina annan nüüd lõppsõnaks veel žüriile. Ehk on midagi, mida ütelda. Midagi meil on. Jah. Tegelikult oli nüüd niimoodi, et olid valmis paberid kõigile lavastajatele. Aga kuna me ei taha üht teisele eelistada, siis me ei anna kellelegi midagi auhinda. Sest kõik on võrdselt ägedat tööd teinud, kõik on väga erilised, kõik on väga meeldejäävad, et kui ma nüüd hakkan kodu poole sõitma, siis ma mõtlen kõigile nendele lavastustele, kõigile nendele sõnumitele, mis siit täna kostusid. See oli üks imeline teatripäev. Aitäh teile selle eest, et nii palju põnevat sai näha, kuulda, sest kõik olid kuulda. Tavaliselt harrastusteatrite festivalil läheb pool kaduma, aga siin ei läinud mitte sõnagi kaduma, mitte ükski mõte kaduma. Kõik olid väga lustlikud, mängutahtelised ja ma arvan, et see tundub täiesti uskumatuna, et siin tehakse nii palju teatrit, mis tähendab seda, et
inimestel ei ole vaimsete probleemidega siin üldse mingit tegemist. Kõik on terved, kõik on rõõmsad, kõik teevad oma igapäevatööd ja kõik teevad näitemängu, laulavad, tantsivad ja see on lihtsalt suurepärane ja minu tänu ja kummardus selle päeva eest. Aitäh! Anne nüüd rääkis väga pikalt ja Pikalt rääkisin või? ma olen temaga täitsa nõus. Ja miks me lavastajatele ei andnud auhinda, ongi see, et jah, et me oleks võimalus 3 anda, aga 4 võib-olla isegi. Võib-olla isegi 4 oleks välja pigistanud, aga selleks, et me saaks kõik siin puhta südamega koju sõita, ilma et süüme piinu ei tunneks. Et miks me ei andnud sellele? Jah, aga tema oli ka ju hea, on ju. Et siis me otsustasime, et tegelikult me tunnustame kõiki lavastajaid. Te tegite suurepärast tööd, et tegelikult nii palju tööd on selle taga, nii lavastajatel kui näitlejatel, et see, mis siin praegu välja tuli, see oli ainult jäämäe tipp. Selle taga on suur töö ja suur armastus. Aitäh teile! Samuti tegid suurt tööd meie tänane žürii. Ma ütlen ainult lihtsalt aitäh Anne, aitäh Merike, et sellised ägedad rannakotid teile. Aitäh! Randa minna. Aitäh! Ja Merike ka. Rannailm tulebki kohe. Ja tuleb põuane soe suvi tervel Eestimaal, eriti Setomaal. Kordan veel kord, kes ei ole näinud Seto Odüsseiat, te peate tulema. Palusin ka tänaseks pileteid siia. Ei antud. Ei võetud enam tagasi või ühendust. Miks sa minu käest ei küsi? Ja mina pean ütlema, et kõik... Ma ei tahtnud sellepärast, et muidu jääb mulje nagu selle jaoks kutsutaksegi. Et sellepärast kutsuti mind žüriisse. Et siis siin on korruptsiooni. Jah, et pommima hakata. Ja ei mingit korruptsiooni siin, aga mina pean ka ütlema, kasutan ära juhust, et ma siin olen, tasuta reklaam, et kes veel ei ole Allesaia teatritalus käinud, siis sel suvel tuleb välja uus tükk, Trahteri tüdrukud. Olete oodatud. Aitäh! Aga peale seda, kui ma veel kõik need paberid, mis minu kätte on jäänud, laiali jagan, siis kes on lavastajad, nemad saavad veel omakorda tagasisidet teie käest teisel korrusel seal ühes ruumis, eks ole? Nii. Pingsad terve päeva on tööd teinud ka ja Janno Kuus, kes on kõik selle Eesti võtnud. Jagane siis, ei nähtavad. Lõpuks on pildistama enda poole, sa teedest pildi. See on järgmisel aastal. Tegelikult nii suurt üritust ei tehta üksinda ja mul on meeskond, tähendab, me oleme kahekesi üks tugev meeskond. Marika, palun tule siin. Me oleme kahekesi kõik selle ette valmistanud. Ja ma unustasin lilled anda liikmetel. Ma näen. Ma olen super unustaja. Ma ei tea, kas on meil siin Aire, kes tänase lõunasopi tegi. Ei ole näinud.
Diana, kes täna siin eriti ka abiks oli, hoidis kohvis kõik teile ja head ja paremat ka pani laua peale. Seda 2 paberit nagu ei tahaks üldse ära anda, aga mis seal ikka teha? Lõpuks, kui asja põhjalikult analüüsida, siis tegite ikka minu töö kergeks. Nii et aitäh Aigi Mäesaar ja Ville Täht, et juhtisite Maateatrite päeva teatrikratina sõna sass ja teksti vass. Kahe peale on teil allesaiale ka siit. Vot seda me ei saanud printerist kätte, muidu oleks võtnud selle kandida enne oleks ära võtnud. Nii, ja armas publik, aitäh teile, et te lõpuni vastu pidasite. Mul on selline tunne, et te olete nii teatrihuvilised, et te vist ei läheks lihtsalt siit ära ja ootaks järgmise aasta maini. Ja, nii et tore on. Turvalist koduteed teile.